Poiss läheb sõjaväekomissariaati, peab sõtta ära võetama ja küsitakse, et kuidas nimi on? Poiss Tanel. Selge, kuulipildur rood, ei ole see mingi mõtlemist. Hommikune rivistus toimub, jah? Kontrollis nimest. Petrov, siin. Ivanov, siin. Sidorov, no siin. Muidugi olete siin, kus talvelaevast ikka lähete. Läheb Juhan Parts oma reisil läbi Itaalia, satub sinna Pisa linna ning näidatakse talle, et näete, siin on siis meie kuulus viltune Pisa kellatorn. Parts vaatab nii, et mu arusta küll viltu pole. Et lugu Sikue, tähendab, Osama bin Laden läheb sinna kuradi Pisa linna reisima. Vaatab ka seda viltust kellatorni, ütleb, et amatöörid. Ühesõnaga Nõukogude Venemaa ning Hiina piir jõgi vahel, eks ju. Kummalgi pool seisab piirivalvur, üks on sealt, teine on sealt. Ja siis see Vene piirivalvur lüüab, et hiinlane kole! No mis on? Mine vittu! Teine, no mis ma nüüd tegin, no hea küll, ju jääb, järgmine ööse jälle. Samad vennadel see, hiinlane kole! No mis on? Mine vittu! No kurat, no mis jama see on? Miks ta mind sõimab kuigi? Kolmas öö ikka jälle samamoodi, siis lõpuks meil on kopp ees. Et umbes läheb ülemus juurde kaebama. Kuule, oota, mis venelane teeb reis? Muudku aga hüüab mind üle jõe on ju ja nii kui ma vastan, kohe saadab vittu. Ülemus, sa oled kõik hea tainas, imestar hea mees kõrgemale ei jõua reis. Hüüa ise, saada ise vittu. Ja kaara reis, nii teengi. Läheb, lipab sinna. Lipab sinna. Venelane kuule, sest et sina hiinlane või? Mina jah, mine vittu. Oota, nüüd ma teen pulli häält teile. Ja nüüd on niimoodi, et midagi muud ei olegi parata, kui lihtsalt niimoodi läheb nii kaua, kui kopsumahtu on, nii palju tuleb täpselt selle tuule järgi. Üks soomlane kaob teise kohtusse, ütleb, et kuule, kohtunik küsis, mille suba on, see ütleb, et Pekko ütles mulle, et ma olen puupea. Juku ütleb, ma pole ütlesa puupea, ma ütlesin, ma olen müts pähe, rähn tuleb. Lugu siuke, elab kusagil lugu Sikue. Elab kuskil metsas siukene jänes, kelle nimi on Sam. Ja muust enam metsas ei räägitagi, et jänes on nagu huipukõva panomees. Et noh, absoluutselt, nii kui metsa vahel läheb, kohe jänku memmed on seal kutsuge panomees hakkamas kohe ja aga siis tuleb mingi noorem, ma ei tea, sõber või sugulane või noh, mingi muu, teine jänes. Noh, noorem niukene poisu. Kuule Sam, selle nimi on Jack, et kuule Sam, et kuule metsas muust räägitegi, et nagu sina metsa lähed, siis memmed on kohe kuradi hakkamas ja kuule ole hea, et no me nagu vanad sõbrad ei puha, et onude poolest sugulased, et äkki saaks ka sinu varalt väikse kuradi, noh, ikka aitaks on ju. Sam pole ka kademees, et noh, ikka saab on ju, et mis siin ikka, läheme saime kõhu murru täis ja kurat, noh, siis läheme vaatame, kurat. Lähevad siis söövad mätta peal muru, kurat, ristik värske ja aga Sam seletab saadalu, kus fenomen on. Fenomen selle koha peal on, et minu, noh, tõesti on nii, et ma lähen metsa ja ongi memmed on kõik madal stardis, kurat. Aga asi on selles, et kõik põhineb. Lasema nüüd. Katsu aru saada, poja, kõik põhineb viisakusel. Et iialgi ole niisama, et lähen sinna, umbes pärast ei tunnen nägu ka ära, on ju. Ilusti teed, on ju, rahmak ära, ütled, thank you, tänan teid, eks ju. Slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am. No selge, küll ma olen, lähme nüüd juba ruttu, mul kõht täis ja puhe. No selge, saavad siis mindud ja ongi, pläed, vaatavad haaviku vahele, pläed, jängu memmed on kõik niimoodi. Sabad kikis seal, anna aga kuuma reis. No, kena. Ja Sam siis, et kuule, mis siin ikka, et hakkame siis pihta, et noh, sa tuled sealt otsa poolt ja ma tulen siit, et kuskil keskel saame siis kokku, et eks siis näeme, saab, kas tahab veel või taha ja põhimõtteliselt viisakas peab olema. Ja olen viisakas, ära sa põe, ära sa muretse. Tore, hakkas pihta. Sam, vana mees, rahulikult, slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am. Aga see noor poiss kohe, slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am, slam bam, hullult rahma aitab reis. Vana ikka, et slam bam, thank you ma'am, slam bam, thank you ma'am. See slam bam, thank you ma'am, sorry Sam, slam bam, thank you ma'am, no, lühidalt. Läheb mees siis sinna samuste restorani ja tellib suppi, kõik Elner tuleb, viilgelt tipp-top, seal toob supi laua peale.
mees vaatab, et kurat, kell vend tuleb, plätib pöial on supi sees, no eks ole nüüd vasaku peal kõige kanab, pöial on supi sees, nii et sedasi. Kuidas siis nüüd niimoodi, hea küll, et Nobel koht ka, et kogemata, et hea küll, anna andeks seekord, no sööb suppi ära, väga supp. Tellib prae, vend toob prae, naksti pöial on soosti sees, kuradi pull, hea küll, et noh, ja küll, las ta jääb, ma olen ka nii rahul, nagu mina, hästi rahulik klient, eks. Ja sööb prae ära ja pled, no nii ja praad ja täitsa ole mõissi, et tellib kohvi ja kell tuleb, peial on kuradi kohvi sees. No kurat, nüüd viskab sita nii keema, kurat, miks teil on näpp või see peial minu toidu sees kogu aeg? No see terve siuke paha lugu, no kurat, käisin maal, lõhksin puid, läks pind näppu, näpp läks mädanema, nüüd arst ütles vaja soojas hoida. Sa pane persi omale see näpp, panengi, kui klient ei ole. Mis asjad, panengi, kui klient ei ole? Aga lugu järgmine, et alaarenenud laste koolis on lapsed paigutatud 5 erinevasse ritta istuma. Kõige ees istuvad kõige priimused, tublid lapsed, ütleme siis juba tagapool juba natukene rumalamad ja siis päris taga tead ise kes, eks ju. No ja 12. klass ja õpetaja küsib, et lapsed oskate nimetada koduloomi. Esimesest reast käsi püsti, et mina tean, kass. Õpetaja ütleb, tubli istu, tõesti, kass on koduloom ja siis keskmisest reast käsi püsti ja kas sina tahad ka midagi öelda? Jaa, jaaguar. No õpetaja suga kuku, et ütleb, et no jah, jaaguar võib olla tõesti koduloom. Kõige viimast reast käsi püsti. Veebruar. No mutike kurat tänaval ja korraga paneb lõõma, vägistati. Ment on kohe kõrval ka, kus, mis, millal? 25 aasta eest. No mis siis nüüd enam karjud? Hea on meenutada. Et koonduslaagri värava peal on siuke silt, et täna õhtul laagris disko, kuulipil tuleb Fritzil uued lindid. Juku läheb hommikul kooli, ajalootund. Õpetaja võtab Juku ette, ütleb, et eelmise tunni teema Juku, et räägi meile rahadest. Juku räägib, et metallrahad on ja paberrahad on ja puurahad on. Õpetaja hakkab raalima, et kuidas nüüd puurahad, et mis jutt see nüüd siis siukene, kust selline info? Juku ütleb, et ega mina ka täpselt ei tea, nad hommikul oli, just täna hommikul oli, naabritädi tuli meile ja ütles emale, et kus eile öösel vedas 2 kepi eest sain kasuka. See oli hea lugu. Lõvi annab välja säänse seaduse, et enam metsa lageda taeva alla sittuda ei tohi. Ehitab metsa kõik uue peldiku, virk-värk, et kes nüüd tahab, läheb sinna konkreetne jutt, et mets on väga ära saastatud ja kõik see muu jutt sinna juurde. Okei, mingil päeval jänes jookseb ringi toore toblikaid söönd ja niimoodi lippab tagant, et paha lugu on. Ja mõtleb, kohe ongi õnne, kohe ongi pahasti, kohe lähebki. Ja mõtleb, peldikusse võib-olla jõuaks, seal on nii uus asi, järjekord on taga, virk-värk. Pole midagi teha, vaatab kedagi ümberringi ei ole ja ehitab sinna samasse põõsa alla. Naks. Ja nagu nõiutud, nagu nöörist tõmmatud on, lõvi on kohal. Vaatab, tuleb. No mis ma nüüd teen, kuhu ma jooksen, eks ju. Paneb käpad peale. Lõvi tuleb sinna. Jänes, kurat, mis teed siin? Liblikaid püüan. Liblikaid, näita mulle ka. Teeb käpad lahti. Ära lendast, türa sittus ka veel. 2 meest saavad kokku, üks võib teisele. Lähen õhtul koju, vaatan, naine tuleb ukse peale vastu, ainult hommik ma tõsesi jube kaval nägu peas. Jagasin kohe paugu lahti, tormasin taha tuppa, teen kapi lahti ja ongi vend vahib vastu reis. Teine ütleb, see pole sittagi. Ma lähen koju, naine tuleb vastu kaval nägu peas, aimasin ohtu, lähen kööki, teen küll kapi, raisad olidki mulle ära joonud. Jalutab pime mees. Kepikesega toksides mööda linna niimoodi jalutab seal toks, mustad prillid peas. Läheb heeringa puiselt kalapoest mööda, tuleb heeringa. Tere naised. Siuks valitakse presiidiumisse. Antakse Moskvasse 3-toaline korter, kõik virki värki, lähevad naisega korteris, vaatab plääd, korter takku ja aknad läbi vaistvast klaasist sinna tänna. Siuks jõuab otsaga vannituppa, vaatab suur peegel ja hüüab, naine tule vaata, mul tuli vend külla. Naine jookseb sinna, on jah vend, kuule mingi rõveda maltsa on kaasa vedanud. Ja nüüd ma lähen pissile.